Tere, mu kallid internetisõbrad. Ma ei ole ammu ühtegi videot avaldanud, sest lihtsalt on kiire ja samas ühtlasi kõik uued ja huvitavad autod millegipärast Eestis tulevad maikuust välja. Aga see ei tähendaks seda, et mul ei oleks teile midagi rääkida. Täna me räägime minu F10 naksisust. See terve teema tegelikult hakkas pihta juba aastal 2022 ja siis oli lihtsalt mõte sisu taastada, sellepärast et see BMW Silverstone 2 on hästi ilus nahk, aga ta läheb koledaks, sest ta on suhteliselt hele. Aga siis õnneks see projekt natukene viibis ja põhjus, miks ta viibis, oli auguvahe, sest me ei jõudnud konsensuseni, kui suur see auguvahe on. Meie omast meelest mõõtsime 0,9 mm, aga sakslased ütlesid, et see on 1,1 mm. Ja nii see projekt natukene seisma jäi ja nagu me teame, 2023 juhtus mootoriga midagi katastroofilist. Ja sellel ajal, kui see auto seisis põhimõtteliselt terve suve, hakkas mul igav. Ja kuna mul hakkas igav, siis värvisin ma väljad ära. Ja te võite ette kujutada, kui masenduses ma tänu sellele mootorile olin. Ja ma absoluutselt ei mõelnud isegi selle peale, et ma peaksin hakkama sisu tegema, aga õnneks sõbrad siit samast arvasid teisiti. Ja sellest hakkaski meie nahksisu seiklus. Võiks arvata, et see on lihtne, aga tegelikult ega väga ei ole. Järgmine samm oli muidugi nahkade valimine ja ma ütlesin disainlepingule, et mul on vaja lillat nahka ja andsin neile värvinäidise oma velgedes. Sellepärast, et see lilla, mis nendes velgedes on, tuleb kuidagi ülejäänud autoga kokku siduda, nagu oleme seda teinud juba väljalaske otstega ning edaspidi ka erinevate splitterite ja muude asjadega. Ja ma ütlesin neile, et mul on vaja lillat nahka ja nad otsisid ja see on ainukene, mis nad leidsid. By the way, see on muideks Lamborghini nahka, aga see mulle ei meeldinud, sest ta mitte kuidagi ei ole isegi ligilähedal samad tooni kui väljad. Ja siis ma saatsin neile pildi, mis ma ise leidsin sellest. See on Alcantara, mille peale muidugi disainleping natukene muhenes, sellepärast tuleb välja, et Alcantara ei ole tegelikult nahk, vaid hoopis kangas. Ja võiks arvata, et see oli siis see kõige keerulisem osa leida see lilla nahk. Ei ole absoluutselt. Järgmisena muidugi oli siis see nahatoon. Ja sellega oli selline väike aga, sest ma ei tahtnud vahetada välja kõiki nahkasid, sellepärast et need on ju täiesti korras ja funktsionaalsed. Aga nad on ikkagi natukene mustunud, seega peaks see uus nahk olema ligilähedane sellele toonile. Üllataval kombel see muideks on. Aga kui ma esimest korda seda nahka nägin, siis ma nägin seda sellises värvipaletis. Ja siin taga ei ole kirjutatud, et ta on Silverstone, siin on täiesti olemas Silverstone 1, aga mitte Silverstone 2. Nimelt tuleb välja, et ta on Heva. Ta on Silverstone Heva. Ja võiks arvata, et nahatooni valikuga see terve asi ju lõpebki, absoluutselt mitte. Tuleb ka valida õige perforeering. Ja nagu ma video alguses ütlesin, siis me ei olnud sakslastega päris samal meelel. Õnneks andsime me alla ning tundub, et sakslastel on õigus. Ja siin on ka veel väike nüanss, et näiteks see nahatükk on ühest firmast ning see on teisest firmast. Sellel on mingisugused omad tehnilised põhjused, miks see nii on, millele ma ei oska vastata, aga kui keegi teist peaks tulema disainlepingusse endale nahksisu tellima, siis nemad kindlasti teavad sellele vastust. Mis on aga huvitav, mida ma teada sain, siis need jooned siin ei ole nii väga seotud disainiga, vaid neil on funktsionaalsus, sest nimelt ei pidanud niiti saama otse õmmelda, juhul kui ta oleks täiesti perforeeritud. Seega tuleb jätta lihtsalt sellised naharibad, et see niit jookseks otse. Nahad ja asjad tellitud oligi jääda ootama, millal nahad kohale jõuavad, aga selleks oli ka vaja mingisugust disaini, kuidas see asi tegelikult välja peaks nägema. Ja siin kohal oli disainlepik eriti suureks abiks, sellepärast et neil on ikkagi kogemust, nägemust ja seda silma abiks. Ja ma ütlen ausalt, ma olin väga mures oma tagaistmete pärast, sest ükskõik millise disaini ma tegin, ei meeldinud neist mulle ükski. Aga see, mis siin nüüd on rohkem kui ideaalne. Kõige esimene detail, mis valmis, oli see. Ja piltide peal ma olin sellega absoluutselt ülimalt rahul, aga siis ma avastasin enda jaoks midagi, millega ma ei olnud absoluutselt arvestanud. Et see lilla puutub kokku ka musta plastikuga. Mis tähendas seda, et nüüd ma pidin välja mõtlema, kuidas see lilla selle mustaga kokku siduda. Aga õnneks ka selle koha peal tuli disainleping abiks. Ja see lahendus tegelikult oli küllaltki simplistlik. Tada!
ja mulle ausalt öeldes see meeldib, aga siis ma hakkasin mõtlema, et tahaks teha ka endale rooli. Põhjus, miks ma rooli ei teinud, oli see, et ma arvasin, et see on küllaltki kallis. Tuleb välja, et ei ole ikka küll. Rooli nahatamine on kuskil alates 180 eurost. Seega siia tuleb ka uus must nahk ning alla ja ülesse siis tuleb Alcantara. Hetkel meil on küll probleem rohkem selle eest, et Alcantara on tunduvalt õhem kui nahk. Et kuidas ta sinna istuma saab ja kas me selle kuidagi täita saame, see on juba omaette küsimus, aga sellele te kindlasti saate vastuse 23. mail. Ega ma väga rohkem ta kohta ei oskagi midagi rääkida. Maksumus on tal kuskil seal 4-5 tuhande kandis, pluss siis rool 180 eurot, nagu ma varem mainisin. Lisaks disainlepingu käest võib saada muid huvitavaid asju nagu autokatteid ja ka istmekatteid. Tasub minna vaadata tepping.ee nende lehekülje pealt ja kui öelda seal ka, et oled Tebu sõber, siis kindlasti tuleb seal mingisugune aullahinglus. Igatahes ega ma väga ei oskagi midagi rääkida ta kohta rohkem. Kui teil on mingeid küsimusi, siis võite seda küsida otse kuskil sõnumites või tulla meie Discordi serverisse või panna siia samasse kommentaariumisse. Oma silmaga ja seda kõike värvi ja ilu on siis võimalik näha 23. mail. Aga mis seal siis ikka? Kuni järgmise korrani.